Kas te teadsite, et Rail Baltic on Eesti kaasajas suurim infrastruktuuriprojekt? Täna võtame selle trassi rööbasteni lahti. Tere, Tõnu! No, Tere, Heidi! Oleme siin Muuga sadama territooriumil. Mis seos on Muuga sadamaal ja Rail Balticul? Väga suur ja oluline saab olema. Eks see veel ei ole, aga juba vaikselt tekib. Muugast saab sisuliselt ainukene Rail Balticu trassi multimodaalne selline kaubajaam, mis on ühendatud merele. Et siia tulevad kokku sisuliselt siis ütleme selle idalaiusega 1520 mm raudtee, siis meie see uus 435 mm meretransport ja ka maatransport. Me selle ehitame siin totaalselt ümber, eks, et see saab olema äge koht. Kui palju hinnanguliselt võiks üldse selline äge kaubasõlm vähendada liiklusohtlik olukord ja keskkonnamõjusid maanteedel? No see ongi üks väga oluline eesmärk, et tegelikult Rail Baltic saab olema kõige keskkonnasõbralikum transport üldse, eks ole, elektriraudtee. Siiani pole paremat leiutatud, eks. Kui me saame kas või mingisugune, ma ei tea, 5–10% näiteks maanteedelt, eks ole, kaupu raudteele, see on juba nagu väga suur võit. Kuigi eesmärk võiks olla 50%, eks, aga ütleme, lihtsalt piisab juba sellest, kui nagu alustada ka isegi ühenumbrilise, eks ole, protsendiga. Räägime selle Rail Balticu trassi korra läbi. Kus see gigaprojekt alguse saab ja kus ta tegelikult lõpeb? No põhimõtteliselt siit algab, eks. Ütleme, see on nagu põhjapoolne. Siit algab Rail Baltic. Siit algab Rail Baltic. Et see on nagu kõige põhjapoolse koht, eks ole, kus ta on. Ja siit me siis läheme järjest, eks ole, läbi Ülemiste, eks ole, juures on siis nagu reisiterminil. Niisiis, Muugas saab uue raudtee läbi Meka mere- ja maakaubanduse ühendamisel. Järgmine peatus Ülemiste. Ülemistes saab kõikide reisijate ja erinevate ühistranspordiliikide, trammide, busside ja lennukite kokkupuutepunkt. Ta selles mõttes mõjutab seda piirkonda tõenäoliselt ka väga palju, kuna siin mõlemil pool on suured keskused, mis selle kogu liiklussõlme nagu ka veel tervikuks teevad. Me mängimegi läbi, kuidas inimesed saavad liikuda, kuidas nad saavad ühelt transpordiliigilt teisele. Kui mul on 3 kohvrit ühes käes või lapsevanker ka teises käes, et siis ma saaksin mugavalt liikuda, ma saaksin aru, kus on rong, kus on tramm, kus on bussipeatus ja võib-olla kus on söögikoht ka, et need oleksid hästi loogilised ja mugavad. Siin täna on juba projekteerijad on maailma tasemel ja maailmas suuri asju teinud, nii et kindlasti nad näevad igasuguseid asju, mida siia lisada ja annavad suurt väärtust juurde meile. Ja siis edasi juba nagu Õkva, eks ole, Pärnu suunas, Pärnust läbi Ikla Lätti, eks ole, Riia saab olema väga oluline haab, eks ole, kus saab siis Riiast saab tulevikus sinna siis, eks ole, ka lennujaama lausa sõita rongiga sisuliselt. Ja sealt edasi juba siis läbi Kaunas, eks ole, Leetu Kaunas ja sealt juba siis Poola piirile. Praegu on tegelikult juba 10 aastat vähemalt on tegelikult see projekt nagu küpsenud, eks. Üks, ütleme, ülioluline asi ja väga keeruline lõik ja nagu põhjalik lõik meie töös on just nende keskkonnamõjude hindamised. Et ma arvan, et seda ei ole sellise põhjalikkusega vist siiani tehtud just nagu joonobjektide ehitusel, eks ole, suure infra puhul. Ja see tegelikult käib nagu paralleelselt, ütleme, kui me projekteerime trassi, mis praegu toimub, eks ole, siis paralleelselt sellega tehakse keskkonnamõjude uurimist. Nad peaksid andma nagu üksteisele kogu aeg sisendid sisse. Praeguseks on paika pandud maakonna planeeringu koridor, mille laiuseks on 350 meetrit. Selle sisse peab raudtee kogu oma taristuga ära mahtuma. Nii lai muidugi trass ise ei tule. Lihtsalt sellises mõttelises koridoris viidi viimase 7 aasta jooksul läbi palju kõikvõimalikke keskkonnauuringuid, mida kasutatakse strateegiliste keskkonnamõjude hindamisel. Praegu käib raudtee projekteerimine, kus leitakse raudtee taristule väga täpsed lahendused, projekteeritakse väga täpsed lahendused. Ja paralleelselt projekteerimisega viiakse läbi siis projekteerimise täpsuses keskkonnamõju hindamine. Ehk analüüsitakse ülimas täpsuses, millised peavad olema konkreetselt, kas müratõkkeseinte lahendused, kuhu maani need müratõkkeseinad projekti puhul peavad ulatuma, millised peavad olema loomapääsu lahendused, kuidas mõjutab see sama projektlahendus näiteks piirkonna veerežiimi, ehk kõik erinevad teemad tuleb ära käsitleda siis põhimõtteliselt põhiprojekti täpsuses. Keskkonnamõjud ja ka kogu ülejäänud oluline materjal on püütud inimestele lihtsasti kättesaadavaks ja mõistetavaks teha. Suur roll on kohalikel omavalitsustel, koosolekutel, internetil ja ka sellel, et trass on mõtteliselt jaotatud väikesteks lõikudeks, et inimene leiaks hõlpsasti üles just tema kodukohta puudutava info. Neid, kelle hoovist rong otse läbi sõitma hakkab, on siiski trassil suhteliselt vähe. Kui ühesõnaga see maa, mis on nagu, ütleme, eraomandis, eks ole, umbes pool
sellest trassist, mis on nagu vaja, tegelikult on nagu riigi omandis, eks ole, sellega selles mõttes nagu selgus. Ja teine pool on siis nagu eraomandis, mille me peame siis, eks ole, omandama ja mida tehakse. Seda hinnatakse ära, tegelikult turuväärtus pluss on veel, eks ole, nagu siis üles makstakse nii-öelda, eks ole, turuväärtusest. Et tegelikult see toimib, et selles mõttes need protsessid on paigas. Ja õnneks ei ole neid, ütleme, kelle kodus hakkab läbima, neid on nagu ülivähe. Seda on ikka väga vähe võrreldes sellega, kui me näiteks oleksime vana Pärnu maantee trassi ümber teinud. Inimestele alati meeldib rääkida arvudest ja rahast. Kui palju kogu see Rail Balticu projekt maksma läheb? Praeguse hinnangu järgi 1,6 miljardit on siis nagu siis Eesti osa maksumus kokku 5,8 vist, kui ma eksi, ütleme sinna kanti. 1,6 miljardit eurot on see 213 kilomeetrit Eestis. Just. Ja sellest siis nagu 15% on siis nagu Eesti raha, eks ole, Eesti maksumaksja riigi raha. Ja siis ülejäänud 85 tuleb tegelikult Euroopa Liidust. Et see on täiesti unikaalne nagu võimaluste aken praegu meil midagi sellist rajada. Elektriraudteed peetakse täna maailma kõige keskkonnasõbralikumaks transpordiviisiks. Ühekordne ehitus, mis tõsi, vältab aastaid ja segab sel ajal ka meie kõigi elu, peaks tagama kaasaegse ühenduse Euroopasse tervelt 100 aastaks. Esimene lootus rongi uuel trassil sõitmas näha on aastal 2026. Tõenäoliselt juhtub see siiski veelgi hiljem. Teekond näiteks Tallinnast Riiga saab kiirraudteel olema tund ja 40 minutit. Käiku lähevad ka öörongid, mis lubavad oma autoga rongi sõita ja siis kas või Poolas sealt jälle maha sõita. Tegelikult on Rail Balticu puhul aspekte ju veel. Üks on kaubad, üks on inimesed, aga me elame väga muutuvas maailmas. Missuguseid tegureid veel on, millele see rongiliiklus meil võib tulevikus nagu head sisendit anda? Siinkohal tasub kindlasti nimetada just meie kaitsevõimekust. Et kui on näiteks kriisisituatsioon, sisuliselt täna meil puudub võimekus, ütleme näiteks NATO-l oma raske tehnikat, ka inimesi, aga eeskätt tehnikat liigutada kiiresti. See Rail Baltic annab selle võimaluse. Me oleme selle isegi projekteerimised ette näinud. Kas täna on veel mingit sellist varianti ka, et kõik teie uuringud lähevad sahtlisse ja et Rail Balticut ei tule? Ei, sellist varianti absoluutselt ei ole enam olemas. Ettevalmistused on tehtud, osaliselt juba töö käib, see tuleb.